Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile nüüd ühte rakendust Screencast-O-Matic, mis tegelikult on ekraani salvestuseks ja kasutatakse siis väga palju brauserite puhul siis brauseripõhiseks salvestamiseks arvutites, aga on olemas ka siis nutiseadme rakendus. Ja siin on ta mul siis iPadi alla laaditud, Screencast-O-Matic, ja kui ma siis selle lahti klõpsan, siis mul on näha selline vaade, et see ülemine videos, seal on siis näha kõik need videod, mis ma olen teinud. Siis record nupp võimaldab siis teha salvestust ja settingute all on ka erinevaid asju. Ma näitan teile korra, mis tuleb siis record nupu all välja. Et kui ma selle nupule vajutan, siis ma saan valida kõigepealt, et kuhu minu salvestus tehakse. Kas see läheb automaatselt camera rolli, antud momendil siis samasse iPadi ja ma saan ta pärast näiteks arvutisse tõmmata, või siis Screencast-O-Maticu enda keskkonda ning samuti on võimalik siis, kui teil on mõned rakendused oma iPadi alla laaditud, siis ilmuvad need ka siia. Ja see punane mikrofoni märk võimaldab siis mul teha seda, et kas mul on mikrofon siis sisse lülitatud või ei ole sisse lülitatud, et ma ise otsustan, et kas ma räägin juurde või lihtsalt näitan, ja kui ma olen kõik oma valikud teinud, siis ma pean lihtsalt klõpsama Start Recording ja siis mul see salvestus algab ja üles ilmub siis iPadil, praegu mul on ka näha, et ma teen salvestust, ilmub siis selline punane märge. Nii, aga ma näitan nüüd, lisaks piltidele näitan nüüd seda rakendust ennast ka. Et ma võtan ta siis lahti, et siin videote all on veel üks siis tore asi, et tegelikult mul oleks võimalik siia importida neid sisse, kui ma tahan oma enda iPadist. Ja siis võin ma siis vajadusel neid vaadata, ära kustutada. Et mul, kui ma nüüd video lahti teen, siis kõigepealt mul paremal üleval on märk edit, nii et siin on ka tegelikult selline väike videotöötluse võimalus, et ma saan trimmida, ma saan kroppida, ma saan lisada veebikaamera pildi, kiirust muuta ja pöörata. Nii, ma lähen siit nüüd tagasi. Samuti on mul võimalik siis kustutada, siin paremal all on siis prügikast ja siis siin vasakul all on võimalik siis seda üles laadida Screencast-O-Maticu keskkonda, siis mul peab olema selleks konto. Nii, ma lähen nüüd tagasi ja siis see settingute alt on võimalik siis täpsemalt veel vaadata erinevaid tutorialeid, kuidas seda kasutada ja siis soovitatakse siin ka videoeditori rakendust, mis käib siis premium kontoga kaasa. Nii et tasuks tegelikult seda Screencast-O-Maticu rakendust katsetada ka nutiseadmes.